nii väikseid rifikesi või mõtteid, motiive bluusi, kuidas öelda, bluusi võtmes. Et sa võid harjutada sellist asja nagu, mida nimetatakse note crushing uks. Seda võib panna mis tahes siis motiivikestesse aeg-ajalt sisse, et siis ta annab siukse hea värvi sinna. Ja siis oluline on see, et sa ei tee liiga pikka liigutust siit sõrmega, vaid lihtsalt nagu kõrvale, nagu lööks mööda. Seda võib mängida siis ühekordselt või nagu ühehäälselt või kahel. Ja me vist tunnis mängisime midagi sellist. Siis kui harmoonia läheb F-i näiteks, et siis enam seda crashing ut nagu pigem mitte teha, sest et ta läheb harmooniaga vähekene risti, et siin on parem näiteks lihtsalt S-noot. Ja nüüd, kui siit minna soolodega lihtsalt natuke kaugemale, et hästi oluline on, et soolo puhul siis oleks mingisugune väga konkreetne rütmiline mõte. Ja edasi tuleb see rütmiline mõte panna lihtsalt mingitesse nootidesse. Ja need noodid, mida siin bluusis võib kasutada, on näiteks siis tuurpentatoonika, mida siis võib näiteks kaunistada näiteks selle sobivad mitmed laadid. Aga kui sa oskad mängida tuurpentatoonikat ja lisada siia mõned värvinoodid, madala kolmanda, kõrge neljanda, võib-olla ka 7. astmet, siis on juba siin piisavalt, mille peal mängida.